Tere hommikust. Kuidas läheb? Mul on päris hästi. Kell on 12 ja ma just ärkasin. Aga vaadake seda. Täitsa niitševoo. Kõik teised naabrid on ära läinud. Ühed läksid juba hommikul kella 5 ära, nii tore. Ja teised on ka ära läinud, nii et me oleme siia üksi jäänud. Aga ilmselt me jääme täna ka veel siia. Meil on söök olemas, poed on nagunii kinni. Et me lähme, teeme väikse matka ja siis tuleme tagasi, teeme väikse söögi ja vaatame, mis elu toob. Ja homme siis lähme sinna enda kloostrisse või monastrisse. Kuigi ma ei tea, kas need esmaspäeval lahti olid üldse. Kärdi käest küsime. Vot siuke lugu. Ühesõnaga, hommik on alanud, me oleme ennast riidesse saanud jalad alla. Ja teeme hommikusööki, naudime vaateid. Ja siis lähme matkama. Nii et läheme juba matkal. Me lähme nüüd matkale. Meil praegu ilm läks ilusaks, päike paistab. Ja siis peame mingi 7-kilomeetrise matka tegema. Nii et jalutame, naudime päikest. Võib-olla vahepeal ka vihma, kes teab. Ja let's go. Päris ilus on siin. Me oleme käinud mingi 5 meetrit. Terts rohkem, aga jah, mitte väga palju. Aga juba väga ilus. Ja päike kütsib mõnnalt, mul on nii palav. Ja ma on soe, jah. Aga ma võtan veits ennast paljaks. Sul ei ole ju riideid seljas. Ära Jonni, kõik ok. Jõudsime järgmise künkani. Siin on natuke näha kuskil kaugel seda monastrit. Ja seal on need kivid või kaljud. Mis sa jood minuta? Sa pidid ütlema, seal on minu kaunis mees. See on minu kaunis mees. See ei fiili enam samamoodi. Oi. Võtame kepi üles. Oota, ma ei saa, mul on nii palju kasju käes. Sa võid selle kinni või? Ma näitan siia poole ka. Kärt näitab ainult ühele poole, aga teised pool on ka vaated. Pole ka pahad vaated. Ja õues on tõesti väga soe nagu. Väga mõnus on praegu. Nii et aga jätkame oma matkasid siis künkast alla. Me eksisime vahepeal ära. Ja nüüd me oleme siin kuskil metsas. Mis see rada näitab nüüd? Ints. Mis see rada näitab? See rada näitab, et me hakkame varsti jõudma sinna kohta, kus me peame hakkama läbi metsa minema. Nojah. Mis ma oskan öelda? Õnneks on suhteliselt Loodame lage metsi, kui ei ole. Õnneks on suhteliselt lage mets. Okay. Igatahes me jõudsime tagasi rajale. Käisime mingi läbi metsa kuskilt. Ma ei tea, siin metsades on mingi ülihea lõhn. Ma arvan, et see on kevadel. See ei ole kevad, see on mingi väga magus ja väga spetsiifiline. Nii hea lõhn on. Nii hea lõhn. See olen mina, kes su ees kõnnib. Ah? See olen mina, kes su ees kõnnib. Ja sa lõhnad nagu naine. See on nagu nii mõnus. Ma tahaks sükest lõhnaõli omale. Süke värske mõnna. Aga ei tea ja mis lõhn see on niimoodi. Kus läksid? Tüsja, puss, kus käisid? Jõudsime omadega sellisesse kohta. Kuskile vahele. Väga ilus on.
Siit on näha siis järgmist kloostrit. Siuke pisem. No tegelikult ei ole väga pisike, mingi suur aed on ees ja värki. Ja meie teed on hetkel siuksed. Natuke tibutab ka. Natuke tibutab ka, jah. Varstu. Vihm hakkas suht mõnuga sadama. No mitte nii hullusti veel, aga me peame nüüd sealt tõusult üles minema. Kuigi seal on X. Aga Ma kohe vaatan, kuhu me minema peame. Kui see äpp ütleb mulle, miks ta selle lahti tegi. Kurat. Tehnika asjad tead. Jah, paremalt peame minema, jah. edu meile. Siis jõuame mingi kabeli juurde. Okei. Ja siis ei olegi väga palju minna tegelikult. No ma arvan, ma midagi arvutasin, et peaks olema midagi. Kilts 2. Ma arvan, et meil on mingi kilts, ma hakkasin minna veel. Järgmine lõualuu. Ka tõenäoliselt lehma omasest suurem. Kuidas ilm on, kallis? Ilm on praegu suurepärane, ei saja ega midagi, ei ole liiga palav. Matk on hea lihtne, üldse ei ole väsitav ega raske. Higi ei voola. Pulss ei ole mingi 155 üldse. Siuke tavaline puhkumisasend, jah. Tegelikult on... Praegu nagu just läks vihm ära, muidu sadas päris korralikult. Ja müristab ka. Jep. Aga meil ei ole vaja palju minna. Ei ole jah, ainult mäkke ronida veel. Nii et natuke veel proovime hakka saada. Üli kõva. Nii. Teeme väga hästi. Me tulime sealt alt üles. Ringiga sai ka, aga seda seal ei olnud märgistatud. See oli mõnus järg. Nii 600 meetrit järsku. Ma enne nagu nägin midagi. Jah, 680 meetrit läheme üles mäge. Kohutame. Olgu, liigume. Lõpumeetrid ronida. Tegime väikse, läbi selle järsu metsa tegime väikse otsetee. Väikse, pisikene. Ei, see oli järsk. Rets. Aga põhimõtteliselt tuleme kohale. Paar sammu nüüd veel teha. Mingi 7 kilomeetrit näitab mul kell. Jah, aga umbes mingi 2 kilomeetrit tõusu lihtsalt. Jap. Lõpus oli jah ainult tõus. Ma olen full surnud. Ma ei tea, kus ma kaamerat pean näitama. Vaata, igatahes ma olen full surnud. Ma olen näost tuli punane. Mu torso higistab. Torso higistab. Intsulvab see voolavad jõed juustest. Ma niimoodi higistan lihtsalt. No kui siia ülesse tuled, siis saad näidata, kui kaugelt me tegelikult alt tulime ka. Kohe tulen. Iga kord, kui meil on siuksed asjad, siis me unustame nagu normaalse equipmenti maha, et oleks saanud nagu rinnale panna, aga noh, mis seal ikka. Kus ma sul siin näitan? Tule siia poole. Võta, siis ma ei viitsi. Anna mulle. Kuskile samme teha. Ühesõnaga, sealt alt tulime. Kaamera ilmselt ei anna seda mõõtu välja, kui kaugelt me tulime sealt alt. Aga seal on näha natuke seda kloostri neid mingeid asju. Ehk me tulime päris kaugele, päris kõrgele. Meil on mingi 650-660 meetri peal. Või 670 peal. 680 ütlesid enne. Ma ei viitsi äpist. Ma vaatan äpist. Kui kõrgel me oleme. Ega me nullist ei tulnud, ega me 600 meetrit ei roninud, aga... Ei tea, tunne küll siuke. Ma kohe ütlen. Me oleme, jah, 600... See on 50 joon. See on 60 joon. Peaaegu 670 meetrit oleme. Ja 260 meetrit tõusu, ütleb. Jah. 680 meetri peal olema. No ma ütlesin sulle. 680 meetrit, nii et suht sukk. Aga nüüd me oleme kohe bussi juures, nii et meil ei ole enam palju jäänud.
väike see veel, väike törts siit ümber nurga, põhimõtteliselt buss on siin samas nurga taga. Et kui me nüüd lähme siit niimoodi mööda seda rada. Viimane meetri. Oja. Pole bussi, kadunud. Näe, seal on tegin nali. Matilda ootab seal. Tiir tehtud. Siis ta otsustas, et hakkab pesema tuule ja -5. Suht ok. Kas ei ole hea mõte või? Tegelikult ei ole -5, aga no mingi 5. Ma ei tea, mingi maks 10 kraadi. Varst tule eest ära. Varst. Nii et... Ma vahetan riitud ära, siis näed tasad on all. Jah, siin on väga selline. Ei ole nii hull tegelikult. Kui tuult ei oleks, siis oleks väga ok. Üli hea duš saab kinni ka panna. Vesi ei ole nii külm, kui ma oleks arvanud. Hashtag fan fucking life. No. Vaat sul on püksid ka nendega, et sul tuleb ühte. Kui päike paistaks, siis oleks jumala ok niimoodi pesta. Siis oleks väga ok, jah. Aga seda ei ole. Noh, korras. Tehtud. Toretik. No 1 minutiga pesin ära. 1 minutiga pesin ära. No jah. Okei. Tuleb tuppa nüüd. Tuleb varsti tuppa. Mina? Sina, jah. Ma tulen kohe tuppa, ma kuivatan ennast ära, ma ei saa veel tilku peale tulla, ma pean selle ka kokku panema. Vorst eest. Tegelikult ei ole öö, kell on 10, aga suht öö. Tulin meil vorstiga pissile ja läheme tuttu ära. Ega ei olegi midagi teinud peale seda matka ja pesemist. Tegin süüa ja sõime ja ma isegi tukkusin korra. Aga hea tööd ja vaatame, mis homne ilm ja päev toob. Tervist! Me täna siis juba, no mitte juba, vaid kell on mingi 2 vist. Liigume. Ja me siis tulime siia monastri kanti, kus siis on... Kus on inimesed? Loeme, mis siin kirjas ka on. Pliiseetri, no meil riided on korras ja looma kaasas ei ole. Noh, tundub, et klapib kõik. Sobima, jah. Nii et jääme vaatame, mis seal toimub. Kärdil natuke liiga juicy puuterdal kästi seelik selga panna. Jah, öeldi, et pane ette. No ma siis panin ette, et nad mul ei näeks. Seal oli mingi terve hunnik seelikuid, said valida endale. Pärast pead tagasi andma, aga peab pidi seelikuga olema, jah.
väike veevõtupaus. Mingi kiriku juures pakuti tasuta vett. Nii et me võtame vett. Külm on. No tegelikult ei ole külm, lihtsalt me olime autos nii soosus. Mul on külm. No mine autosse, ma tegelen ise. Jõudsime ööbimiskohta. Ma ei tea, kuidas kirjeldada seda. Mis kole? Suht inetu värk. Või mis te arvate? Selja taga on siuksed tippud. Väheke lumised. Nii et ma ei tea. Vist kannatab magada küll siin. Ühe öö elame üle siukse jamaga. 1200 meetrit. Pole kõige hullem. Päike ka võib-olla varsti tuleb välja, nii et praegu on siin 6 kraadi. Et väga soe ei ole, aga nagu no ma ei tea, ma ei oska kirjeldada seda jama. Kuidas sa kirjeldad siukest jama? Sõit siia oli muidugi mõnus, sest tormas räigelt ja vihma sadas kõik see aeg ja mäeke ronides nagu. Aga tasus ära ja siin ei saa aja. Aga nüüd hakkab süüa tegema. Täna on meil plaanis siuke eestimaine toit. Keedukardulas ja keedutuhlid ja hakli ja nott kõrvale. Niisugune lugu siis. Hakkame süüa tegema. Casual söögi tegemise aeg. Kartul tilliga. Ja Ints teeb siis hakklihakastet. Lihtsalt siit kaamerast tundub, nagu meil oleks väga-väga udune siin. Siin ongi vist. Tegelikult peaks ukse nagu praakada tegema. Jah, aga no see ei ole nii udune, kui siin kaamerast tundub. Siin oleks nagu saunas.